Teie ees on pensionitarkuse mäng ning võistkond number 1. Andres Kalle, koomik ja professionaalne lollitaja, kes rahaasju võtab siiski tõsiselt. Ja Jürmo Mehine, kes on Ruutu 10 improteatri 1 asutajatest ja vabakutseline mänguarendaja. Ja võistkond number 2, psühholoog ja kirglik tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa ja näitleja Erki Aule improteatrist Impeerium. Osalised saavad kasutada ka õlekõrt, kelleks on Kristjan Liivamägi ning mängu juhib mängu autor ja pensionitarkuse nõunik Marin Vallikivi. Tere tulemast pensionitarkuse mängu, et meil on 2 tiimi, kes hakkavad siis kumbki ühte inimest veenma ja neil on 12 minutit aega. Teie otsustate, kes oli kõige veenvam, aga lisaks veenmisele see peab olema hästi lõbus ka. Õlekõrt võivad kumbki tiim kasutada 3 korda, aga Kristjanil on selline päris nõmeda häälega nupp, et ta võib vahele segada, et kui nad nagu metsa lähevad või kui ta tahab lihtsalt midagi ägedat juurde öelda. Ma proovisin seda, aga praegu... Proovi korra. Vot selline... Okei, laev tuli sadamasse. Aga teise tiimi saadan ära praegu. Aitäh, tulete varsti tagasi. Ja kutsun vastuväidete esitamiseks lavale Aneti. Jah, nii. Kas olete valmis? Oleme valmis. Nii, paneme 12 minutit käima ja Anett alusta. Ma olen liiga noor, et pensionile mõelda. Vaata, kui mina oleksin sinu vanuses hakanud pensionit koguma, siis ma oleksin juba pensionil. Ja. Mis te arvate, et ma tahan siin täna olla? Ma pean tööd tegema, sellepärast, et ma õigel ajal ei hakanud koguma. Kui sa pensionile hakkad mõtlema siis, kui sa pensionile juba jääd, siis võib-olla see kasutegur natuke väiksem. Tiba hilja võita, jah. Paarsada 000 eurot. Kas tahate järgmist? Ma arvan, et jah. Järgmine, jah. Olen rahul. See on mõttetu ja igav. Ma ütlen, et sellele vastuvaleks, mis minu jaoks on mõttetu ja igav, on näiteks see, kui ma olen pensionil, ma lähen poodi ja ma ostan lihtsalt kõik toidud, mis mul on vaja ja lähen välja. Et minust palju põnevam oleks siuke seiklused nagu, kas ma täna leiba saan osta, kas ma vett saan kraanist, kas mul elekter täna on. Kas see nädal saan ravimid ostetud? Või teeme järgmise jõulude. Või teeme ruletti. Et see, kui sul igav on, sul on kõigest saad ära maksta, siis jah, kuidagi igav tegelikult. Ta võib olla jah, igav, aga sa ei peagi selle peale mõtlema, kui ta on automaatseks tehtud. Nii et põhimõtteliselt nõus. Jah, järgmine. Ma tahan praegu raha kasutada, mitte panna kuskile seisma. Esiteks ta ei seisa, niisama ta koguneb. Ja teiseks üks ei välista teist. Täna saab raha kasutada, homme saab raha kasutada, pensioni ajal ka. Võib-olla saab raha kasutada. Välja arvatud siis, kui sa praegu ei kogu ja kulutad praegu kõigi ära. Jah, aga jah, tõesti, ta ei seisa niisama. Kui sa paned ta nii-öelda sukasäärde, siis ta seisab tõesti niisama ja kaotab inflatsiooniga väärtust. Aga pensionisambas ta kasvab, koguneb juurde. Äkki Kristjan tahab midagi öelda, kus ta seisab siis? Ma siis võib-olla tavaliselt mulle meeldib neid asju lahti mõtestada numbriliselt, need annavad ka mingisuguse väärtuse sellele. Et kui me võtame seda selliselt, et sa teenid keskmist palka, näiteks 2000 eurot bruto, sa saaksid selle 2% suunata pensioni teise sambasse versus kasutada seda ise, ehk mis on see rahaline mõõde. 2%, kui sa maksad sealt tulumaksuga ära, sa saad kätte umbes 30 eurot. See oleks see, mida sa siis saaksid täna kätte, mida sa saaksid praegu kasutada. Kui sa paneksid selle teise sambasse, siis sinu 2%-le ehk 40 kroonile või 40 eurole paneb riik veel omalt poolt 4% juurde ehk 80 eurot. Ehk kokku on see 120 eurot. Kumb on rohkem või kumb on atraktiivsem sulle, kas 30 eurot kasutada täna või koguda pensioni teise sambasse 120 eurot, mis hakkab ka veel kasvama tänu investeeringu tootlusele? Ikka 120. Tundub mulle ka mõistlik.
oleks ka järgmisena kohe sellest rääkinud. vabandust. mul ei ole selleks raha. Siis sul ilmselt pensionieas ei ole ka, aga siis on veel vähem. et kui sul praegu on mingi sissetulek ja see kulub kõik ära, et kujuta ette, kui seda sissetulekut ka enam ei ole. Ja siis võib-olla tasub isegi mõelda veidi elustiili muutuse peale. Ja kui sul praegu sissetulekut ei ole, siis siis tõepoolest ei ole raha ja ei saa kuskile panna seda. Pensionisse või sa ei pane, sest pole midagi panna, aga ma kahtlustan, et mingi raha on ja see lihtsalt kulub ära asjade peale, mis võib-olla ei ole nii vajalikud, aga no judgment. Kiire nipp selleks, kuidas vähem raha kulutada, et vähem raha kuluks, on see, et sa paned esimese asjana säästad ja pensionisambad võimaldavadki seda automatiseerida niimoodi, et see raha läheb sul käest ära ilma, et ta sinule kätte üldse jõuakski, siis sa ei saa ta kulutada. Kui praegu tuleb 2000 eurot iga kuu, kõik läheb nulli, siis teine, et sa saad 1800 eurot iga kuu ja see läheb ka kõik nulli. Aga siis 200 salaja läheb kuskile vaikselt kasvama ja varsti on temast 2000 või 10 000 või Kristjan teeb numbreid. Võib-olla mitte nii varsti, aga ja tulevikus. Protsentidega hakkama ei saa. 50 aasta pärast. Jah, no varsti 50 aasta pärast. Mõistlikum on ise koguda. Sõltub inimesest. Esiteks niisama kogumisel jälle, kui me räägime puhtalt kogumisest, siis see raha kaotab ajas inflatsiooniga väärtust. Kui me räägime ise investeerimisest, siis sa pead ise hakkama tegelema nende õigete investeeringute valimisega, mis pensionisamba puhul on sinu eest juba ära tehtud ekspertide poolt. Et võid ju mõelda, et mitu tundi nädalas sa tahad panna sellele, et hoida ennast kursis ja harida kogu investeerimisteemadega või sa tahad anda selle lihtsalt inimestele, kes teevad seda elukutseliselt miljonile inimesele ja osaldada, et võib-olla nad ei tee seda väga palju halvemini kui mina. Ja kolmandaks, kui sa ise kogud, siis sa kogud seda raha, mis sulle jääb kätte pärast maksusid. Kui sa paned sambasse, siis sinna läheb see raha, mis tuleb enne maksusid juba. Kristjan? Töötab. Ma siis natuke täpsustan, et ma arvan, et mõtted on väga head, aga kui me tuleme jällegi nii-öelda keskmise eestlase juurde või ka, kes teenivad kõrgemat palka kui keskmine, siis see mõte ise koguda on väga tore, aga ise jälle ma tulen tagasi, see raha, mis sulle füüsiliselt kontole laekub, on 30 eurot. Kui sa nüüd ise seda kogud ja hakkad investeerima, isegi saad finantsturgude keskmist tootlust, siis on ülikeeruline seda 120 eurot, mis sul läheks pensionisambasse, tagasi teha. Ja naljaga pooleks võiks öelda isegi krüptomeestele on see väga suur väljakutse. Nii et see 4-kordne võimendus, mis tänu maksusoodustusele tekib ja tänu sellele, mis riik sinna juurde paneb. Mina ütlen ausalt, finantsturgudel 20 aastat olen tegutsenud, sellist tootlust pikaajaliselt teenida, see on võimatu. Ma paneks siia ka 3. samba juurde, et on väga vähe võimalusi mujal investeerida, kus sa saad 1 aastaga garanteeritult mingi 22% kontole kohe tagasi. Meil on kliimakriis. Nii kaua pole planeetigi, et ma saaks pensionile jääda. Vot, võib-olla on tõepoolest kliimakriis, aga päris piinlik on, kui 45 aasta pärast vaatad, et pagan planeet on ikka alles, aga sentigi raha pole taskus. Et minu soovitus on võib-olla, et arvestada mitte nagu ühe stsenaariumiga, et kus planeet on kindlasti läinud, võta näiteks 2 stsenaariumit. Valmistu selleks, kui planeet on läinud ja niikuinii pole raha all mõtet ja selleks, kui planeet jääb alles. Et kui sa paned pensionisse nagu raha kogunema, siis ma näen, et kummalgi juhul see otseselt sulle halba ei tee. Võib-olla siis, kui sa suudad praegu oma raha kasutada kõik ära niimoodi, et planeet jääb ellu, siis nagu palun tee seda, sest ma tahan ka planeeti. Aga ma kahtlustan, et meil kellelgi nagu siuksed valikud hetkel on. Nii, 4 minutit jäänud. Ma kolin Marsile, seal on elu odav. Kas Marsi hinnakirjad pandi välja just või? Ma guugeldasin, mulle tuli nagu teenus kättesaadamatu. Ma ei tea, minu meelest isegi praegu see 1 otsa pilet on sinna päris kallis. Et me teeme nagu Tartu-Tallinna vahetul sõitmine kallis, aga see pidi veel kallim olema. See pidi veel kallim olema, jah. Aga ma ei tea, ma tõesti ei tea, mis Marsi kinnisvaraturg teeb täna. Ma ei tea, kas Kristjan rohkem infot vist ei ole. Tead midagi, Marsi? Jah, andmeread Marsi kohta puuduvad, aga jah, see pilet juba Marsile
on päris kallis ja mul on tunne, et Elon Musk seda odavamaks ei tee. et ma jääksin jälle selle 2 stsenaariumi näite juurde, et üks stsenaarium jah, et kui ma lähen Marsile, mis ma siis ette valmistan, ja teine variant, kui juhtub, mingi väike tõenäosus on, et sa ei saagi Marsile mingil põhjusel, et mis su tulevikuplaan siis on. Ma ise panustan sellele variandile natuke rohkem. Kui sa Marsil on suht kehv ilm ka ja sa pead kogu aeg mingi radiatsiooni käes olema, nii et ma ehitan robotit, kes teeb minu eest tööd ja teenib mulle piisavalt raha, et ma saan mõnusalt elada. väga hea, ma olen selle poolt. Siis sul on täpselt mulle ka ühe. Seda ka jah, et meile kuluks ka see ära. Aga siis sul ongi nagu piisavalt raha, mida pensionisammastesse panna. Ja siis see raha kasvab veel. Robot toodab raha ja sa paned sambasse ja sa sealt ka veel mitmekordselt selle tagasi. Kristjan võib öelda mitmekordselt. Ma arvan, see robotiga, et kui sa suudad tõesti, sul on sellised intellektuaalsed teadmised, et sa suudad selle robot ehitada, siis ma arvan, jah, pensionipõlv sul probleeme ei ole. Küsimus on, et kui suur on see tõenäosus, et sa selle roboti suudad ehitada ja kui need teadmised on sul olemas, siis kus see robot praegu võib on? Stsenaarium 2, mis juhtub, kui ei saa Marsile ja planeet on alles ja robot ka ei tulnud välja? Aitäh, võtame järgmise 2 minutit aega. Ma ei elagi nii kaua. Täpsusta oma plaani. See... Kui vanalt ja mis meetodiga sa plaanid? 27 klubi võib olla, jah. See on jällegi selline lugu, et päris piinlik oleks siis, kui sa ikkagi elad nii kaua ja avastad, et... Samas, kui sul on see plaan väga kindel, siis kas sul oleks okei mind oma sinna testamenti ja kui sul testamenti veel ei ole tehtud, siis unusta need sambad ära ja sambaid saab ka pärida. Sambaid saab ka pärida, siis pane sammastesse, pane meie sammastesse. Ei võib endale, siis teie saate testamendiga. Näiteks. Statistika mõttes jälle, kuna ma niisugune numbriinimene olen, siis naiste oodatav eluiga Eestis on 83 aastat ja see tõuseb, nii et tõenäosus on, et see elab päris kaua. Tõenäoliselt meie lähme enne. Aga mehed elavad ka järjest kauem, nii et see ei ole hea plaan. Siis me ei saagi seda raha kätte. Kui meil hea pension on, siis me elame kauem, aga kui ma kõik praegu ära kulutan, siis ma panen 60-selt juba püsti ilmselt. Nii, jõuan veel võtta. Vanal inimesel on väikesed kulud, polegi palju raha vaja. Sul oli see? Mina arvan, et siin on põhjus ja tagajärg vastupidi. Vanal inimesel on väikesed kulud, sellepärast, et tal ei ole väga palju raha, et kuskile kulutada. Kui sul oleks ikka vana inimesena ka miljon käes, siis küll sa kulutaksid, ma garanteerin seda. Aga kui sa saad iga kuu 300 eurot, siis ma arvan, et su kulud väga üle 300 ei küündi, jah? Selles suhtes on õigus. Pärast me kuuleme sellest lähemalt ka muidu. Tulevad siin pensionärid rääkida. Viimane see, lightning war. Mulle ei meeldi tarbimisühiskond. Ma lähen kuskile kommuuni elama, kus pole raha vaja. Nii, tempokalt 49. Mina ei ole teadlik ühestki sellisest kommuunist, kus see reaalselt töötaks. Võib-olla sellist eksisteerib. Hea meelega mingi avatud uste päevale vaatama ja uurima lähemalt. Aga kui sulle tarbimisühiskond ei meeldi, siis sa tarbid vähem, kui sul on vähem raha käes, sellepärast, et sa paned selle pensionisammastesse. Nii, tahate veel lõpetaks midagi öelda? Äkki selle jõuame, jah? Jõuame. Lihtsalt rikas? Jah, lihtsalt rikas. Parim võimalus selleks on panna raha pensionisammastesse. Ma olen ka juba pikemat aega kogu. Ma olen ka selle plaani poolt, ka äge poolt. Teeme ära. Lõpuks oleme ühel meelel ühe asjaga. Kõik on kokku lepitud. Aga aitäh, esimene tiim ja Anett. Võite ära minna. Ja teine tiim ja Pirja, tulge lavale. Anett, anna klikker. Pirjale on. Klikk. Aitäh. Nii, Pirja siia. Olete valmis? Nii, paneme 12 minutit jälle käima ja alustame. Ma olen hiljaks jäänud. Liiga vana. No, seda räägivad alati kõik naised ja enam-vähem kõik naised ka ilmselgelt liialdavad. Ja nii nagu on suhteline see vanus, üldiselt nii on ka suhteline vanus vanadele inimestele, aga tegelikult vanusel on üks väikene eelis, et mida vanem sa oled,
seda hiljem sa hakkad pensionisambasse kogunema, järelikult seda vähem sa sinna investeerid, nii et sa võid mõelda ka, et ma olen vana ja ma annan oma palgast palju vähem raha ära. Ja võib-olla ma lisan veel, et nüüd ongi õige aeg, sest nüüd tuleb see faas, kus on aeg elu nautima hakata rohkem. Järgmine. no see on ikkagi liiga keeruline. See on üks kõige lihtsamaid asju maailmas üldse pensionisambasse investeerimine. Sa ei pea mitte midagi tegema. Lihtsalt ta sul kogub ja kogub. Sa pead lihtsalt ühel hetkel pensionile minema ja siis vaatama, palju sinna jäänud on. Palju raskem oleks, kui sa hakkaksid seda raha ise börsil keerutama või siis iga päev vaatama seifi koodi ja panema sinna sularaha sisse. Ja ma võin siia lisada, et karjäärinõustajana siis, et sinna on kogutud kokku parimad Eesti ja maailma tippspetsialistid. Nii et see on üks väga hästi konstrueeritud, väga hea arhitektuuriga süsteem. Et ise pusides võime langeda hoopis igasuguste pettuste ohvriks. Kristjan, tahad midagi öelda või keerulisuse kohta? Ütleme, süsteemi kohta võib nii palju öelda, et tegelikult see tõesti investeerimise toodete mõttes on üks lihtsamaid süsteeme. Sa pead lihtsalt panema linnukesed, aktsepteerima ära, kui palju sina soovid teise sambasse raha suunata või ka kolmandasse sambasse ja tegelikult iga kuu see käib kõik automaatselt. Et jah, olles ise finantsturgudel 20 aastat tegutsenud, siis ütlen ausalt, et pensioni teise ja kolmandasse sambasse minul on kogunenud raha kõige väiksema vaevaga üldse. Järgmine. Hästi, ma ei taha riskida oma rahaga. Ja see on jällegi kogu inimkonna probleem. Sa riskid oma rahaga iga päev, isegi kui sa ostad jäätist või hakkliha, sul on risk, et see ei ole maitsev jäätis või see on halvaks läinud hakkliha. Igale poole, kuhu sa oma raha paned, igale poole on see risk, et sa ei ole rahul. Aga igale poole, kus sa oma raha paned, ei kogu see raha tulu erinevalt pensionisammastest. Jah, ja riski koha pealt ma võib-olla ütleks niimoodi, et Nuppu ka. No, võime seda nuppu vajutada. Tekib siuke ärevus. Aga ma arvan, et suurim risk, mille sa võtad, on see, et sa ei kogu pensionisammastesse. Suurim risk on sõltuda ainult ühest sissetulekust, hajutades oma sissetuleku allikaid muu hulgas pensionisammaste vahel, see aitab vähendada sinu finantsriski. Ehk siis võtta vastutus enda finantsasjade juhtimise eest enda kätte on parim viis riske hajutada. Ma võib-olla küsiksin, et sa ei taha riskida rahaga, aga kas sa tahad riskida oma elu õnnega, et näiteks võib-olla on võimalus elada kuskil ühel hetkel mingis üliägedas vanadekodus, mida saad enda lubada, on ju? Ja, hea tähelepanek. Nii, võtame järgmise. Ma ei usu, et see väike summa midagi muudab. No täiega muudab ju. Ja ma usun, et just nimelt väike summa midagi muudab. Suur summa ei muuda midagi. Kui sul oleks 10 miljonit, siis tõesti sul ei ole vaja üldse karta mingite muutuste pärast. Aga kui sul on võimalus iga kuu panna kas või 20 eurot kõrvale, siis on lootust, et see just nimelt midagi muudab. Ja meil on nii palju vanasõnugi, et kes kopikat ei korja, see rubla ei saa ja siis ikkagi just nende väikeste summade haaval tekib see puhver. Mul näiteks paraku laps saatis sõnumi just, et ta on Tartus tudeng, et keegi oli ta ratta ära varastanud. Ja kui mina oleks praegu rikas pensionär, siis mina kohe ütleks, et ära muretse, tuleb uus ratas. Nii et kõikideks ootamatusteks on see pada väga hea. Ma korra siis kasutan ka võimalust, et tavaliselt inimpsühholoogia toimib selliselt, et sa usud midagi siis, kui siis ja näed. Mina olen 17 aastat kogunud teise pensionisambasse raha ja ma võtsin siin ette, minul on teise pensionisambasse kogunenud 68 000 eurot. Ehk ma loodan, et see näitab, et väikeste summadega regulaarselt kogunedes päriselt sinna midagi koguneb. Reaalne tõendus, reaalne pensionikonto. Ja see väike summa on ka suhteline. No, minu jaoks on see 68 väga väike summa, aga mõne jaoks on see jällegi suur summa. Nii et rääkides väikestest summadest, me alati räägime suhtelistest arvudest. Järgmine. Riik võib reegleid muuta ja ma ei usalda seda süsteemi. Keda sa siis üldse usaldad? Riigi eesmärk ei ole ju papi teenida. Riigi eesmärk on meid nunnutada, meie elu siin mõnusaks muuta. Riik on nagu kasiino, et riik võidab alati. Et
kes tõstab makse, riik tõstab ja ta tõstab ju kogu aeg seda meie heaks ju, no minu arust. ja riikidel on oma spordivõistlused, riigid võistlevad õnneliku rahva edetabelis ja Eestil on ju plaan pürgida seal ettepoole, et saaks sealt 39. kohalt sinna soomlastele ligi, nii et absoluutselt Eesti peale võib kindel olla. Usaldades jõuame sinna, jah. Pank või riik võib mu pensioniraha ära võtta? Seda kindlasti mitte. Naabrimees võib su pensioniraha ära võtta, aga pank või riik ei saa. Seal on liiga palju inimesi on sellega seotud. Me ei saa kõiki pankureid või riigitöötajaid vangi panna, sellepärast nad ei saa ka su raha ära võtta, sest vastutus on palju suurem neil kui sellel naabrimehel, kes ütleb, ma ei tea, kus su raha kadus, aga panga või riigi käest võib alati raha tagasi saada. Kas sul on näiteid? No ma mõtlen, et vaata teise samba sissemaksed, et äkki vahepeal peatasid, on ju, äkki peatavad uuesti või otsustavad üldse endale võtta. Aga sa tead, miks? Sest taga on analüütika, ennustav analüütika, kogu aeg tehakse süsteeme paremaks, kogu aeg testitakse, see on agiilne värk. Eesti riik on agiilne koht. On jah. No. No, ma siis natukene mõtestan ka selle teise nurga alt seda lahti, et tegelikult olen selles võtmes nõus, et esimene pensionisammas, mis on poliitiline lubadus, et kui sa pensionile lähed, et sa saad pensionit, seda on võimalik poliitikutel muuta. Küll aga teine ja kolmas pensionisammas, see vara on sinule kuulub finantsvara, mis on personaalselt sinu vara. Ka pangad hoiavad seda eraldi enda varadest, mis tähendab seda, et pangad juriidiliselt ei saa seda sinu käest ära võtta. See on sama hea, kui nad võtaksid sinu käest kinnisvara ära. Nii et seal on, ütleme niimoodi, et hoopis teised kaitsemehhanismid, miks teine ja kolmas pensionisamba finantsvara kuulub ainult sinule. Ühesõnaga, et see vara on sama hästi kaitstud kui näiteks minu muu finantsvara Mida sa või hoiad ka enda pangas. muud investeeringud. Täpselt nii. Või isegi rohkem. Noh, ma arvan, et kuna avalik huvi pensioni vastu on väga suur, siis seal võib see kaitse veel ka nii-öelda moraalselt olla suurem, aga põhimõtteliselt täpselt samamoodi nagu sinu finantsvarad pangas. Seda on julgustav teada. Nii, lähme edasi. Ja inflatsioon sööb kogu raha väärtuse. Parem kulutan seda täna, kui ta veel midagigi väärt on. Ja inflatsioon sööb raha, võib see raha ka oma väärtust koguda. Kui sa täna seda ära kulutad, siis homme see raha enam midagi ei kogu. Ja kui sa kardad, et inflatsioon sööb ära sinu raha, siis raha ärevus sööb ära sinu närvid ja siis sa jääd haigeks ja oled õnnetu ja sellest oleks meil palju suurem kahju. Ja selleks, et sa õnnetu ei ole, siis ma võib-olla täpsustan lähen numbri poole peal, et kui me vaatame nüüd pikaajaliselt Eesti teise ja kolmanda samba pensionifondide tootlusi, siis see tootlus ületab inflatsiooni, mis tähendab seda, et tegelikult inflatsioon ei söö su seda vara ära, vaid see vara on kasvanud kiiremini kui inflatsioon. Aga ma võib-olla küsin, Kristjan, et kas siis on vahet ka, et kus ma kogun inflatsiooni mõttes? Minu hinnangul on, aga kuna ma investeerimissoovitusi siin anda ei tohi, muidu Finantsinspektsioon tunneb huvi mu vastu, siis ma saan ainult öelda nii palju, et mina kogun enda teist ja kolmandat pensionisaamast indeksfondi, seal on kogunenud kokku 120 000 eurot ja suuresti see summa on nii suur seetõttu, et ma olen valinud laiapõhjalised indeksfondid, mis teaduspõhiselt näitavad, et nende tootlus üle majandustsüklite on kõrgem kui aktiivselt juhitud pensionifondidel. Väga tore. 2 minutit. Parem kogun matuseraha, kui hakkan siin mingi riskantse ja keerulise asjaga tegelema. Matuseraha? Ja, et kui me kõik teaksime, millal me täpselt ära sureme, siis me võiks muidugi selle matuseraha kõrvale panna, aga võib-olla sa elad 110-aastaseks ja sa kogud omale 1 000 000 eurot selle ajaga, no siis need matused peaksid kuu aega kestma, et see on ilmselgelt mõttetu investeering. Kusjuures mul ikkagi tuli meelde, et tõesti minu vanaemal oli matuseraha puhta pesu vahel. Ta alati näitas mulle, et siin on, kui midagi juhtub. Aga sellegipoolest maailm on vahepeal muutunud ja nihkunud täiesti teise kohta ja meil on õigus olla igas elukaare lõigus
õnnelik ja õitsev ja pealegi me peame olema inspiratsiooniks ja eeskujuks oma lastele ja lastelastele ja mitte neile peale vajuma koormana, vaid et nendel oleks ka chill, nii et ainuüksi sellepärast. ja minu arust võib ka sinna kogunenud pensionisamba eest sugulased sulle pärast uhked matused korraldada. Ja veel uhkemad. tuleb sõda, parem ostan kulda, mida saan endaga kaasa võtta. Sõda juba käib. jah, no kujuta ette, kui nüüd need Dubaist inimesed oleks tulnud suured kotitäied kulda kaasa, nad ei oleks mitte ühelegi erilennule pääsenud oma kullakottidega. Aga neil olid kõigil siin pensionisambad ja nad 2 kätt taskus liikusid, et igal juhul on selle kullaga toimetamine, eriti veel sõja ajal veel kõige tüütum. Näeb mingisugune elujõuline pika mõõgaga mees sind kullakottidega minemas, kohe tuleb sulle kallale, aga et sul on pensionisambad tuugalt raha täis, seda ta ei tea, nii et see on tegelikult sinu päästerõngas just nimelt keerulistel aegadel. Ja siis ma lisaks veel, et loll õpib enda vigadest, tark teiste vigadest, et meil tasub siis jälgida, mis teised riigid on teinud, kes ikka seal õnne edetabelis eespool on, kas või Hollandi näide käis täna läbi, Soome esikohal, nii et need on riigid, kus on väga selge sotsiaalturvalisus paigas ka pensioni näol. Nii, Kristjan, 22 sekundit. Mis sa lisad? No, ma olen selle väitega nõus, et kulla kaasas kandmine eriti suurtes kogustes lisab täiendava riski sulle, mida sa tõenäoliselt võtta ei taha. Nii et või ka ei jaksa, jah, kui nii palju on raha kogunenud. Aga aitäh. Pirje, sa võid lahkuda. Ja teine tiim, teie olge siin. Teie ärge minge ära. Teie olge siin. Esimene tiim tulge tagasi ja Katri tuleb ka. Esimene tiim ka lavale ja hakkame siis vaatama, mis sellest siin kõigest saab. Väga põnev mäng oli igal juhul ja nüüd tegelikult on teie kord, kallid kaasaelajad. Ehk saate hääletada, et kumb tiim oli veenvam. Ja seda saate teha siis mentimeetris. Kas meil läheb mingi aeg ka siia käima? No nii, saate siis valida, et kumba tiimi hääletate. Menti kood on 24331089, nii et hakake siis aga laksima. Palju meil aega on, kas meil kuskil aeg jookseb, sekundid. Nii, nüüd läks ja nii, meil on 57, 56. Teil on veel minut aega. Kas me peame kohad vahetama, et saab aru, et kumma ees me seisame? Ja vahetame ära, siis vahetub see seisund. Seega, kui tahate õnnelikku Eestit, siis teate, on ju. Tundub päris selline tasavägine ausalt öeldes. Ma ei tea, kas nad praegu üritavad seda tasakaalu just rohkem ajada või kuidas selle endale muidu tundus? Kas endale ka, et meie nüüd võitsime? Mulle tundus, et ma olen suuteline ka palju paremaks etteasteks, et kui oleks võimalus siin veel nädalakese seda mängu teha, siis ma oleks meister valmis. Kui sa vaielda, armas, et me võime pärast edasi vaielda, et meil tuleb siin varsti lõunapaus, nii et me saame siis vaielda veel. Aga ma arvan, et väga head argumendid olid, et ma ise loodan küll, et vähemalt mõni teist sai kindlasti siis sellise oma vastuargumendile sai siis õige vastuse, et pensioniks ikkagi tasub. Mina loodan, et me vähemalt kolmandaks ei jää. Nii, 2-1-0. Meil on tegelikult nüüd mäng läbi. Kas tahate ennustada? Meil on võidukarikad, jah? Nii, jah. Aga kas me juba teame, kas me siis näitame ka, et kes see siis võitis? Oho! Nii on. No, see on väga ilus tulemus tegelikult. Kolmandaks jäänud, aga mõlemad jäime teiseks, nagu ma aru Te olite naljakamad ja me olime lihtsalt nunnumad. See on väga ilus tulemus, nii et meie õlekõrs Kristel Liivamägi saab ise valida, et kellele ta annab selle väiksema karika ja kellele ta annab selle suurema karika või Marin, sina ka saate valida. Palju õnne siis teise koha puhul. Aitäh. Parem kui kolmas koht. Aga ma arvan ikkagi, et anname naistele või naisele esimese koha. Nii et jah. Ja sulle siis palju õnne kolmanda koha puhul. Jah, mina olen kolmandaks. Aitäh. Suur aitäh teile kõigile. Suur aitäh teile. Aitäh. Ja nüüd meie läheme lõunapausile, sest et tühi kõht ja hea tuju kokku hästi ei käi. Ja lõunapausilt tuleme siis varsti ka peagi tagasi, ehk siis 13.20
see on mis minuti pärast, see on umbes poole tunni pärast, meil on 30 minutit aega, et selle ajaga saate siit head paremat näksida, kes on kodudes, ka väikse snäksi teha ja tulge siis kindlasti tagasi siia, sest et peale seda lähme edasi meie väga ägeda programmiga, kus läheb veel väga palju tulisemaks. Suur tänu ja kohtume umbes poole tunni pärast.